Alustaksin eilse õhtuga, et 2 asfaldikatset, kuidas rütmi paika said ja kuidas ralli minema hakkas? Üldiselt algas eilne päev suhteliselt hästi, et võib-olla tunne kohe autos ei olnudki 100% kõige parem, aga mitte nüüd niimoodi vale või halb, aga ajad olid ausalt öeldes suhteliselt üllatavad, et ei oodanud, et konkurentidest nii palju kiiremad oleme või üldse absoluutarvestuses nii kõrgel kohal, et ütleme nii, et läks hästi ja see oli ka natuke üllatus meile. Kuidas tänane päev kõrvalt tundus, et tegid oma asja ja võitsid ära, aga kuidas see nõnda päriselt päev läks? No tegelikult natuke nii oligi, et jällegi hommikul arvasime, et konkurendid on natukene meile lähemal ja ei ole nii lihtne, sest et tunne ei olnud kõige parem ja selline natuke, öeldakse, et rabe oli hommikul. Aga jällegi ajad olid esimese ring väga head ja teine ring ka ei olnud midagi kehva, et tegelikult tegime lihtsalt oma asja ja kulges väga hästi, et on mingis mõttes üllatus ja teisest küljest nagu ei ole ka nii suur üllatus, et ma ei oskagi praegu täpselt öelda. Esimene päev oli täiesti asfaldil, kuidas ennast käima said? Sellega peab asfalditrenni tegema, et ei saanud käima, et ei tundnud mugavalt, et see on ikka natuke teine kui lihtsalt linnakatse, et siin on ikka nagu täis katse asfaldi peal, et peab proovima kuskil. Ja kruusarehviga teeks? Ja kruusarehviga ja ei saanud ennem nagu seadistust väga proovida ka, et kuna ei teinud asfaldi testi kuskil, et siis oli nagu keeruline, et võib-olla seade ei olnud päris see ja kuidas sul teine päev läks? Vahepeal oli nagu Enokiga vahe väiksem, siis ta jälle kasvas, et kuidas? Meil oli see, et meil alguses panime jälle natukene seadistusega puusse esimesed 2 katset. Pigem esimeses, teine oli juba okei. Ja teine ring oli üldiselt hea, siis sama katsed uuesti, aga päeva viimasel katsel selle ringi peal siis tegin pool spinni ka, aga üldiselt juba võrreldes nende kiirete meestega olid ajad päris okeid. Ja nüüd viimane katse kadusid pidurid ära, et selles mõttes, et seiklus oli. Eelmine kord, mida me saime sõita nii kruusal kui asfaldil, oli eelmine aasta Tseesis Lätis, see oli augustikuus. Põhimõtteliselt aasta aega pole sõitnud. Seega pole testi ka midagi teinud, et nagu ikka, see esimene teine katse on pool nagu ta on, et ei tundnud nii hästi välja. Aga meil oli kohe plaan selline alguses, et võtame tagasi hoidlikumalt. Teeme tasapisi oma tööd. Paistab, et see plaan nagu viis sihile. No jah, nii nagu juhtus, et eks siin oli õnne ja teistel oli ebaõnne, aga paraku nii juhtus, et me oleme siin ja me oleme oma klassi liidrid. No kuna katsed olid põhimõtteliselt samad, mis eelmine aasta, siis oli teada, kuidas ja mis ja meeldis ka väga eelmine aasta, nii et läksime kohe ründama. Et teadsime, et seal Samsoonasega ei saa väga midagi hoida, et pead kohe andma minema. No, laupäev oli hästi sündmuste rohke, lõppes teie võiduga, et räägi palun enda vaates lahti, kuidas see päev läks. Hommikul esimesel väga sõit oli enam-vähem, aga mitte nii hea, kui oleks tahtnud, aga edasi saime ennast käima ja hakkasime vaikselt ehitama, et teised läbimised olid üllatavalt katki mingid kohad, seal oli üllatusi palju, et tuli momente ka, sellepärast, et mingites kiiretes kurvides olid suured augud, aga muidu võib rahule jääda, ma arvan. Asfaldil esimene katse meile sobis väga. Seal saime päris hea rütmi kohe sisse ja oli hea aeg. Teine katse oli, pinnas oli natukene krobelisem. Pidamine oli tegelikult parem, aga seal me ennast niimoodi käima ei saanud kohe. Kuidas tänane päev minema? Kas lõpuks edu oli 2 minutit lähema konkurendiga? Väga vabaline edu. Hommikul kohe oli mul ikkagi plaan sõita mingi vahe sisse, et oleks ülejäänud päev mugavam. Aga ei olnud mugav, ütleme nii, et ikkagi viimasel katsele minnes oli küll juba vahe suur, aga ikkagi oli tugev pinge oli peal ja päris keeruline oli, et viimasel katsel oli veel paar eksimust ka, nii et see veel pani lisapinget õhku. Ütleme noore sõitjana kogemuse mõttes, kuidas nagu hindad seda võistlust? No ma arvan, et see on siiamaani mu karjääri kõige nagu õpetlikum ja nädalavahetus, mis üldse olnud on, et
Soomet peetakse sageli ka ralli niisuguseks kodumaaks või kuidas öelda, et siin need teed on täiesti midagi teistsugust ja ma arvan, et me tulime toime ja muidugi on ka palju asju, millest õppida ja kogemuste pagas, mis me siit kaasa võtame, on päris suur. Soomes nagu esimene kogemus. Kuidas kokku võtad, mis kõige keerulisem oli? Kõige keerulisem oli esimene päev asfaldikatsed, kui selle autoga ei ole üldse asfaldi peal sõitnud. Ja see oli hoopis midagi muud, ütleme nii, et kruusaseadega on ka hoopis teine, aga tegelikult päris hea oli, kui mulle tegelikult asfalt ei meeldi, siis see oli isegi nauditav. Teisel päeval oli kõige raskem viimane katse, et siis oli väga keeruline legend, üldse terve ralli jooksul tegelikult legend oli väga halb, et seda peab kindlasti paremaks tegema ja et see viimane katse tegelikult oli üpriski halb, ma ütleksin, et ei olnud üldse rahul. No ta väga hästi saime rütmi kohe esimesel päeval niimoodi, et suutsime konkurente edestada ja uue mootoriga alles saime peale, et nüüd oli näha ka, et nagu minek oli hea ja kõik klappis ilusti. Kuidas teine päev läks? No, mõned vead, SS4 tegime spinni, suretasime mootori välja ühe korra ja nii edasi, aga üldiselt saime käima, nii et teine ring nüüd oli väga viimane katse ka. Soome kruusateed on üsna teistsuguse iseloomuga kui meil, kui keeruline nendega harjuda oli ja kuidas? No me eelmine aasta siin sõitsime, tegelikult mingi kogemus on meil all, jätsime oma Ventvelli siia muidugi, jäime raja äärde, aga kui on hea kaardilugeja, siis Soomes annab päris head aega teha. Ma saan aru, et esimene kogemus veoautoga Soome teedel rallit sõita, et mis nii-öelda põhilisena kõlama jääb? Absoluutselt esimene kord jah, et eks tegelikult see pinnas ongi kõige suurem erinevus ja ikkagi teede profiil on ka täiesti erinev, et kui see kohati arutasime just, et pidamine võiks olla kohati nagu Lõuna-Eestis, siis mingite kohtade peal on nagu täiesti erinev, et terve hunnik autosid on juba 2 ringi läbi sõitnud ja mingite kohtade peal on ikka nagu esimese ringiga läheks alles peale, et ja muidugi see pikk katse, see on nagu ikka karm, jah. Siin oli katkestamisi oli üldse palju sellel rallil, et mis see taktika oli veoautoga sõites? No eks oligi see, et ohtlikud kohad just oleks nagu korralikult kirjas, et me tegelikult isegi seal, kus meie klassiski üks auto katkestas ja võrdlesime legende, siis poisid olid ikkagi suhteliselt optimistlikud võrreldes sellega, mis näiteks meil seal kirjas oli, et see oli nagu väga oluline ja et legendiga kindlasti hiljaks ka ei jää, et see karistab siin nagu väga ilusti ära, et eks meil oli ka mõni siuke ärev moment ikkagi oli, aga päeva lõpuks jah, me ju viimase 17 kilomeetrit tulime ilma ju piduriteta, meil suutsime seal katkise koha peal, ei tea kuidas, lihtsalt mingi kivi või mingi asi lõhkus piduri läbiviigu ära ja esipidurid ainult jäid ja need läksid nii tuliseks, et põhimõtteliselt pedalboksiga kui vajutad, nad pole pidureid, et oli ka, aga lõpuks vähemalt ralli võit jäi kätte ja 4 punkti andsime ära, 39 oli ootus.